Viskamine on lihtsalt õigesti mõtlemise kunst. Aasta 2022. Kalev tuli kinodesse. Film korvpallistisele meeskonnast nõukogude ajal. Sport pole mind kunagi huvitanud, aga Eesti film, mis ei keerle sõja või kannatuse ümber, no selle peab ära nägema. Millegipärast ainukesed sobivad päevad mulle ja mu semudele juhtusid klappivad ainult kinosõprusega. Minu jaoks tundmatu paik. No mis seal ikka, rongile ja jala vanalinna. Sõbranna juhatamisel jõudsime Hollywoodi klubi ette. Ma olen siia varem küll sattunud, aga ühtegi kino pole mulle silma jäänud. Kuhu mind tassitakse? Mind viiakse klubi külje peale, kuhu oli ära peidetud uks, mille seina küljes rippus mulle varem märkamatuks jäänud silt. Ma pole varem käinud kinos, mis ei asuks supermarketis, kui välja jätta lapsepõlve paar ähmast mälestust kino kosmosest. Ukses sisse tulles hakkasin kohe mööda treppi üles kõndima, märkamata väikest piletimüügi putkat. Süüdistan enda pikkust. Nüüd piletiga üles liikudes märkasin retro põrandaplaate, toole ja siis muusikat. The Caretaker, kummituslik, aga nostalgiline heli. Kinosaali lõht sisenedes, baarileti töötaja ootuslik pilk, kus olime esimesed kliendid, valgus ja lagi. Üllatusin, et popcorni ei saanud osta. Ma ei tahtnudki, aga mulle oli sisse kodeeritud, et kinos käimise puhul peab olema popcorn ja koka käes. Alati tuleb see dilemma peas, et kas osta väike, keskmine või suur, olgugi et ma tean, et suure joogi või popcorni ostmisel ma langen reklaamitriki ohvriks, kus väikese hinnavahe tõttu püütakse mind veenda rohkem tarbima. Jäin filmiga väga rahule, aga midagi muud jättis mind tahtma veel. See oli vaatamise elamus. Ma kogesin mingit võlu, mida ma pole varem tundnudki üheski gigantkinos. Sõpruse kino on tegelikult juba aastast 1955 eksisteerinud. Kinos oli avamisjärgselt 2 saali kokku 800 kohaga. Avaras foyees esines enne õhtuseid seansse 10-liikmeline orkester Nikolai Goldschmidti juhatusel. Sellest hoone ajaloost on kindlasti inimesi, kes oskavad minust märksa detailsemalt rääkida. Aga siin majas oli kunagi 2 kinosaali, me oleme hetkel Sinises saalis. Ja siin kõrval oli siis, kui sa tuled keskelt on ju sisse, siis siin kõnnid läbi selle, ideaalis sa saaksid kõndida läbi selle maja ja siis need suured trepid lähevad 2 ja siinpool on meil sinine saal, mis on üleval, siis need peaks välja nägema nagu taevas, et sa istud taeva all, vaatad filmi. Ekraan oli muidugi palju väiksem kunagi, siin on nagu sammastele on asjad ette ehitatud. Ja siis siin kõrval oli punane saal, mis oli punasel aega. Punases saalis on aastast 95 klubi Hollywood. Praktikas see näeb siis välja niimoodi, et neljapäevast kuni laupäevani kino on kella 11-ni, siis läheb peale tümakas. Keldris oli kunagi ammu, oli vist, täitsa alguses oli vist kunagi mingi baar, siis siin opereeris pikalt kasiino ja nüüd kuni koroona ajani oli siin stripklubi. Stripklubi sulges uksed, koroona lõpetas nende äri ära ja nüüd on seal all on ka Hollywood. Et meie majas on siis ööklubi ja kino. Ja siin kandis on alati, Bermuda kolmnurga ja kandis on alati tegeletud meelelahutusega. Siin oli kunagi Punaste ratanätte täna. Mälestused sõpruse kinost. Mõnel kohal kohe on mingi eriline aura. Lummus olen ma tähele pannud. See käib ka sõpruse kohta. Inimestele meeldis see kino. Meeldis seal käia ja kinoesine oli tavaline kogunemiskoht. Kõige raskem aeg oli sõprusele 90-ndate esimene pool, siis polnud isegi midagi ekraanile panna. Vana süsteem oli lagunenud, riik enam filme sisse ei ostnud, uut süsteemi aga polnud. Siis tuli kõik mängu panna, et neid hankida. Tuli tegema hakata kompromisse, sealt ka ööklubi, et kino üleval pidada. Lõpuks pandi kinni ka peauks ja nüüd on kino sissepääs ümber nurga. Sõprus oleks nagu tunnistaja, kuidas kino ja laiemalt filmikunsti tähendus on ajas muutunud.
üksik visahing, kes erinevalt teistest pole ajale alla vandunud. Müts maha. Muidugi, eraldiseisev kino on õudselt hea. Majanduslikult see tänapäeval ei ole enam niimoodi võimalik, kus kunagi olid ajad, kui need järjekõrred siit läksid, on ju Suurkarja tänavani välja, sest inimestel ei olnud kodus telekat, neil ei olnud mitte midagi muud teha. See kino oli lihtsalt praktiliselt, inimestel oli väga vaja siin käia, sa said siin uudised ja kõik muud asjad teada. Suur oli minu üllatus, kui sattusin järgmisel päeval lugema Jaani kiriku taga afiši, mis teatas, et Terminaator on kinno jõudnud. Käisin seda sõpruses vaatamas 3 korda jutti ja mind absoluutselt ei huvitanud, et seda käiati mingilt täiesti suvaliselt VHS-ilt nasaalse venekeelse dublaažiga ega läinud mulle korda ka filmi olematu pildi kvaliteet. Oli 90ndate algus ja ruulis ninahäälega venemees oma kuulsate algussõnadega. Arnold Schwarzenegger v filmi Terminaator. Klassika. Mulle meeldib üldse sõpruse kino on ongi selline päris kino, et siin on filmid on toredad, aga kino ise on ka selline, see atmosfäär on kuidagi selline, juba selle kino lõhn on niisugune, et kui vahepeal oled kauem ära olnud ja siis tuled majja, siis esimene asi on see, siin on jälle see oma selle kino lõhn, et see on. Selge on, et sõprus on midagi enamat kui tavaline kino. Vanemal generatsioonil mängib suurt rolli nostalgia kindlasti, aga kusjuures kinojuhiga vesteldes tuleb välja, et tegelikkuses käib palju noori siin ka. Meelitajaks võib olla sõpruse teistsugune filmivalik. Et siit sa saad Cannes'i filmifestivalile, siit sa saad Berliini, siit sa saad Veneetsiasse, siit sa saad Sundance'i, siit sa saad Hollywoodi ja siit sa saad ka Eestisse.